Olümpiasuvi ja Eesti sõudmise 133. aasta kodune võistlushooaeg juhatati tavapäraselt siis Emajõe karikavõistlustega. Ainuomase formaadiga, eraldi stardist täna 4, homme 2 kilomeetrit ning paremusjärjestus selgub 2 päeva aegade summas. Pekingi olümpiapileti välja sõudnud meestest olid kohal Allar Raja, Igor Kuzmin paaris 2. Ja et Vladimir Latin pärast väikest haigust veel antibiootikumi kuuril, siis pidi Kaspar Taimsoo minema starti 1 paadil. Raja Kuzmin, kes 3 nädalast andsid Horvaatia lahtistel kõva lahingu olümpiavõitjatele maailmameistritele Istok Tšop Lukas Pikile, kaotades vaid 0,8 sekundiga, olid täna mõistagi peaaegu teistest üle, edestades Pärnu sõudeklubi Jarek Konsa Aleksei Lipintsovi 40 sekundiga. 4. ettevalmistus olümpiaks on kulgenud ka peaaegu ideaali lähedaselt. Ja, Horvaatia mäed, California päike, jällegi Horvaatia ja nii edasi Eesti kevad, et mõnus. Mina ja Igor oleme siiski nagu selle antud 4. raudvara, nagu Mati meile ütles. Sellepärast me ka täna sõitsime 2 paati. Aga siis Kaspar ja Latin ütleme, et kas nad just tõestama peavad veel, aga hoiad oma kohta ja üsna sellised erksad peavad olema, et tõrjuda siis teiste meeste proovimisi 4. Meeste 1 paadil oli parim Leonid Kuulov. Seni veel olümpiakohata narvalane oli Kaspar Taimsoost kiirem 2,8 sekundi võrra. Kas olümpiapileteid tuleb jahtima minna juuni keskel Poznanisse ikka ühesel? Kui keegi ei taha minu võistkonna panna, siis proovin 1 paadis, aga veel Jamsa võib-olla proovin. Ja meil on katsevõistlused ka, kes sõidab seal Poznanis. Meeste roolijate 2 olid kiiremad Jaan Laost, Airo Talvis, naiste 1 paadil võitis Sille Vaiksaar, naiste paaris 2 õed Helen ja Kristiina Tinkus noortest, Kaur Kuslap ja Andra Joost. Emajõe karikavõistlused jätkuvad homme.